või õigemini tähistame emadepäeva. Ja mõtlesin hästi palju nende piibli lugude peale emadest või emadusest ja milliseid näiteid emadest siis on piiblis välja toodud. See on aru, et piiblis on igasuguseid emasid. Kõige kummaline, kõige esimene ema, ma ei tea, kas te isegi suudate arvata, kes mul pähe tuli. Üldsegi mitte hea ema või hea, ütleme, emana tõenäoliselt hea ema, aga isikuna äärmiselt Uues testamendist. Kes keegi teab? Kes teeb juttu? Ei tea. Oli Herodes Antipase naine, kes ta oli siis võtnud oma venna naise endale ja see on siis see ema, kes on ühel peol, kus Herodese vastuvõtul Herodes on vangistanud Risti Johannese, keda ta austab, keda ta kardab. Risti Johannes on kritiseerinud nende abielu, seda, et nagu abielu rikkumine, see ei ole õige. See oli juutliku maailmaga kooskõlas, see oli arusaamine. Ja siis on pidu, kus selle Herodese tütar tantsib. Ja kirjeldused on, et tõenäoliselt tants meenutab midagi, et see ei olnud nagu lihtsalt selline nagu tants, et valssi tantsin või midagi sellist. Oli tõenäoliselt selline, kus olid mehed ja naised olid eraldi tavaliselt, mehed istusid, seal oli valitseja, siis tuleb see tütar, kes on siis tõenäoliselt selline teismeline või selline noor neiu. Ja see tants tõenäoliselt meenutab midagi sellist tänapäeva nabatantsu või midagi seda laadset tantsu, mille eesmärk oli siis ilus visuaalne liikumine. Ja kuna tants on ilus, siis Herodes ütleb, et mida iganes sa tahad. Ja siis tütar, Salome, ilus Salome läheb, küsib ema käest, Herodese käest. Ja Herodes ütleb, et risti toidumaak tal oli. Selline. See oli esimene ema, kes mul pähe tuli. Et emast ma mõtlesin, ma ei taha rääkida rohkem. Emade päeva tähtsus tegelikult saab tähenduse ainult läbi selle, mis on kirja pandud 10 käsus. Moosese 20. peatükis, see oli mis 12, see on hea meelde, kus on 10 käsku, teine Mooses 20. Siis seal 12. salm on siis see käsk, sa pead oma ema ja isa austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille issand su Jumal sulle annab. Ja see on siis, vaatasin ka, et mitmes käsk see on nagu kummaline, 10 käsuga on parasjagu segadust. Et millised käsud siis sinna 10 käsu alla lähevad, sest neid seal osades loeteludes on see 4. käsk ja osades on see 5. käsk. Seal on see küsimus tekib, et üks käsk on esimene, et mina olen issand sul Jumal, sul ei tohi teisi jumalaid olla. Ja siis see piltide kummardamine, kas see läheb esimese käsu juurde või see on eraldi käsk. Seal tekivad need vaidluse kohad. Aga see isegi ei ole nii oluline. Kuivõrd on see, et see käsk, sa pead oma ema ja isa austama või isa ja ema austama, on see Jumala poolt antud käsk ja see on selline aluspõhimõte, mis kirjeldab seda ühiskonda, mida Jumal on mõelnud või seda inimkonda, kuidas Jumal on mõelnud. Ja tegelikult siit me läheme veel ühe varasema loo järgi, on see inimese loomise lugu, kui esimese Moosese raamatu 1. peatükis on, öeldakse, et ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta lõi tema meheks ja naiseks. Ehk siis millegi pärast on oluline, et ka see, et Jumal on loonud inimese meheks ja naiseks, et see on nagu seotud kuidagi Jumala näolisusega.
meile inimestena siis, ma olen sellest ka palju kordi rääkinud, on selline erivõime. Meil on palju erivõimeid ja supervõimed on ju. On see võime uskuda, erivõime ja võime aru saada, mis on õige vale. Aga meil on erivõime anda asjadele tähendus. Mõni taimetoiduline loom vaataks neid õisi, siis ta võib-olla näeb parimal juhul kas söögikõlbliku, kas on söögikõlblik asi või see ei ole söögikõlblik asi. Mesilane näeb nendes õites vahendid, kus ta saab enda pesale või enda ühiskonnale vajalikku sükest ainet. Ta on siis, see on ressurss. Ja emadepäeva lilled teile, kallid naised, on sellel hoopis täitsa teine tähendus. Te ei mõtle selle kui toidu peale, et kodus lähedal salati. Või te ei mõtle ka sellise ressursiallika peale, et siit saab nagu ilusat mett. Võib-olla saab mõelda, et tee mingi dekoratsiooni, aga me inimeste anname asjadele tähendusi. Ja lilled emadepäeval, selle tähendus seostub väga paljude mingite asjadega. Mingisugused mälestused tulevad, ma olen väärtustatud, ma olen tähele pandud, kõik see. Tähendab see tähenduse andmine. See tähendab see, et me täidame sõnu mingi sisuga. Et sõnad ei ole lihtsalt enam mingid häälikud, vaid nad tähendavad midagi. Neil on nad kannavad endast mingit laiemat kogumit, kas väärtusi või informatsiooni. Ja sellest tuleneselt me võime ka mängida igasuguseid mänge. Näiteks üks mäng, mida me oleme näinud, mida mängitakse, ja ma julgelt ütlen, et see ongi mäng, mida mängitakse, on näiteks see, et ei ole olemas ainult mehi ja naisi, vaid on olemas mingi X arv sugusid inimeste seas. Pärast, et see ongi see, et me saame anda tähendust, mis iganes põhjusel ma saan ütelda, et sellel kahel värvil, kui me peaksime panema, et mees ja naine on mingid värvid, näiteks Hiina mõtlemises oli mees siis valge ja naine siis tume, pool sinine või must, siis on ju vastavalt. Aga seal vahepeal on veel mingid värve. Okei, võime neid mänge mängida, ütlete mingi X arv veel sugusid. Sellele, et me võime sükest mängu mängida, on igal sellel mängumängijal olemas üks bioloogiline ema ja üks bioloogiline isa. Mitte X arv mingi tegelasi seal vahepeal ei ole. Bioloogilised vanemad on siis need sellised reaalsed isikud, kellelt me oleme pärinud siis enda geenid. Sellest me saame aru eelkõige läbi oma välimuse. Ja see on, ma ei tea, kuidas keegi on läbi käinud oma mingisuguseid muutusi, aga tean mõnda inimest, kes näiteks on eriti teismeeas vaadanud peeglisse, saanud aru, ta läheb näiteks oma isa nägu. Ja siis ta on mõelnud, et ma kindlasti ei tahaks olla oma isa moodi, aga paratamatult lähen oma isa nägu või oma ema nägu või vanaema. Mõned asjad on ka sellised üle põlvkonna, mis on ka oma praegu, aga meie geenid. Ehk siis need tulevad kaasa, kas me tahame seda või mitte. Kunagi ühes 50 osariigiga riigis andis üks ülekaaluline vanemad kohtusse, sellepärast, et ta oli pärinud neid halvad geenid. Mulle ei meeldi mu geenid, mu vanemad on süüdi, nad teadsid, et nad ise on ka ülekaalulised ja suure tõenäosusega, et mina olen ülekaaluline ja miks nad pidid üldse ülekaalulisi last tahtma saada ja mina pean nüüd kannatama. Selline mõte siis oli sellel inimesel. Tavaliselt, koos bioloogiliste vanematega tuleb meil keel, meie kombed, meie kultuur, kuigi mitte alati on ju. Või õigem nendega, keda me peame vanemateks, näiteks kui inimene on adopteeritud, siis tema bioloogilised vanemad võivad olla ühest kultuurist, keelest, aga uuest perekonnast võib elada täitsa teises keeleruumis, teises kultuuriruumis. Ja need on sellised teemad, et läbi ajaloo on
lapsi panditud näiteks poliitiliste kokkulepete põhjal, et me anname pantvangiks sinu lapsed, või me teame seda, et kui käidi röövimas võõraid maid, siis tavaliselt muude asjade lisaks siis ehetele ja relvadele ja kullale võeti kaasa ka naisi, et saada nendega siis uusi järglasi. No, et see on alati inimestega kaasas käinud. Kuid inimese jumalanäolisus avaldub ka selles, et me oleme mehed ja naised. Tähendab mitte selles, et me oleme mehed ja naised, vaid see tähendab, et me oleme potentsiaalsed isad ja emad. Oleks ainult mehed ja naised. Kui Aadam oleks jäänud Aadamaks üksinda. No ja see Aadama lugu on ju põnev, et Aadam ei tunne puudust, et oleks kedagi vaja, vaid Jumal vaatab, et Aadamal pole hea olla. On see lugu. Kohta võib-olla. Võib-olla ei räägi ka. Kuid kui me oleme ainult mehed ja naised ja meil puuduks soov või teadlikkusest potentsiaalist, et me võime olla emad ja isad, siis oleks inimkonna luguliselt lõppenud seal samas ka ära. Oleks jäänud lihtsalt mingisugustesse kultuurikihtesse mingisugused 2 skeletti, üks Aadam, üks Eeva ja ülejäänud loomariik ja flora ja fauna oleks rahulikult oma elu edasi elanud. Aga see potentsiaal, see jumalana näolisus ei avaldu mitte minu soos, vaid avaldub selles potentsiaalis. Ma võin olla ema ja isa. Saada. Istutanud ka soovi ja ka võime paljuneda. Võtame ju see võiks öelda, et inimene püüab siis enda DNA-d. Ja üks geeniteadlane kirjeldanud seda siis selliselt, et 50% isalt. Alati tuleb mingisugune osa uut materjali juurde. Sellepärast õed ja vennad ei ole kunagi täpselt ühesugused. Või vanematel tulevad erinevad lapsed. Aga võiks öelda, et see info levitamine on mingis mõttes käib meiega siis kaasas. Ja on tehtud ka selliseid uuringuid, kus näiteks ongi vaadeldud, et isegi siis, kui näiteks inimese ise ei ole võimeline lapsi saama, aga näiteks tema õed ja vennad saavad lapsi, siis vaadanud, kuidas käib selline hoolitsemine, siis geneetiliste sugulaste eest inimene hoolitseb rohkem. Talle lähevad nad rohkem korda. Isegi need ei ole ta enda lapsed. Aga see on nagu see, et okei, mina ei saanud lapsi, aga mingisugune minu DNA jookseb seal kuskil ringi, et jupikene läbi mu venna, et tegelikult on kõik hästi. Näiteks siis. Naine on siis, nagu ma ütlesin, sellised justkui eraldiseisvad nähtused ja nende terminitega saabki mängida, saab neid vastandada, saab neid kokku liita, saab sinna vahepeale mõelda igasuguseid varjundeid. Siis ema ja isa on koos olevad nähtused. Aga selleks, me küsime, et millal sünnib ema ja millal sünnib isa. See ju sünnib siis, kui toimub on ju munaraku viljastumine. Ema, isa siis. Ja jällegi, et ma ei hakka siin praegu arutlema selle üle, mis hetkel on rakuga. See on veel täitsa eraldi suur teema ja väga paljud kordades targemad inimesed on selle arutanud ja vaielnud ja jõudnud igasugustele seisukohtadele. On see, eriti meestel võib-olla, osadel meestel on see, et see isaks saamine sünnib siis, kui see laps on sündinud või kui ta saab teada, et ta on isaks saanud. Sest alati ei pruugi see laps võib olla kuskil mujal ka. See sageli sõjaolukordades või reisimisolukordades võib see niimoodi juhtuda. Või
kas see on juhtumine või see on muu asi. Ja samamoodi emaks ja isaks on võimalik saada siis ka, kui näiteks lapsendatakse. Ja paljus kultuurides on selline tava, et see adopteerimine, mis on ka piiblis, on ka see välja tulnud, Jumal on justkui meid lapsendanud, adopteerinud. Ja sellega kaasneb see, et sellele adopteeritud inimesele laienevad automaatselt kohe kõik õigused, mis seostuvad nende adoptiivvanematega. Rooma ühiskonnas oli täiesti tavaline, et lapsendati ka täiskasvanud inimesi. Ühiskonnas võis isegi olla niimoodi, et pereisa, see paater, patriarh, mis kreekalis patriarh, ta võis enda bioloogilised lapsed kuu peale saata ja ta võis lapsendada kellegi teise, kes tal oli sobivam. Kas või umbes see, et nägi, et oma lapsed on ikka parajad lorud ja ei saa oma eluga hakkama, aga sellest vennast võib tulla mingisugune asjalik vend, tahan, et minu varanduse kõik läheb sinna, adopteerin ta ära ja ta ongi minu laps seaduse silmis. Meil on samamoodi. Kui keegi on adopteeritud, siis ta on seaduse silmis, ongi selle pere laps. Nii et kui me küsin, et millal ema või isa sünnivad, see on siis, kui tuleb laps ja see muudab need inimesed mitte enam eraldi olevateks, vaid koos olevateks. Nii palju, kui ka me saame ajast tagasi vaadata, antropoloogia, arheoloogia, kui me vaatame inimest tagasi, siis me näeme, et inimesel, homo sapiensil on perekond koos olemise vorm. See ulatub kiviaeg juba. Perekond. Muid asjad võivad olla hõim, võib olla seda sugukond, võib olla rahvas, need on kõik juba suuremad määratlused, aga perekond on see, nagu väiksem rakuke, ühiskonna rakuke, see termin kõlab küll hästi formaalselt. Ja mida siis tähendab perekond? Perekond tähendab sellist ringhoolitsemist. On olemas üks selline pill Austraalias, mille nimi on didgeridoo. Ja didgeridoo on siis mitte väga jäme puutüvi, mille termiidid on seest tühjaks õnnestunud. Ja seda mängitakse niimoodi, et pannakse huuled vastu, hakatakse puhuma, tehakse nagu see trompeti huuled, aga kasutatakse ringhingamist, mis tähendab samal ajal, kui sa puhud suuga välja, siis ninaga hingad sisse. Ja sa oled võimeline niimoodi pikalt. Kui trompetil teed soolo ära, siis pead vahepeal hingama, siis didgeridooga võid sa pikalt mängida. Ma olen proovinud, väga keeruline on. Seda harjutatakse spetsiaalselt. Ja nüüd see ringhooldamine on midagi sarnast, kus hingamine ei katke ära. Et perekonnas see hingetõmme ja selle õhu välja laskmine ei katke ära, see kestab kogu aeg. Ja sellises perekonnas elamine, see tähendab seda, et vanemad hoolitsevad laste eest, mis ongi vanemate kohustus. Eelkõige siis peaks ütlema, et vanemate kohustus on hoida lapsed elus seni kaua, kui nad suudavad iseseisvalt hakkama saada. Meil peres saavutasime endale 18-aastase lapse ja kohe läks kergemaks, saime aru, et ma olen suutnud oma poega 18 aastani elus hoida ja enam-vähem ühest tükis ka. Et edasi peab juba hakkama ise mõtlema. See ringhooldus tähendab seda, et kui vanemad saavad vanaks ja nad enam ei saa hakkama, siis meie kohustus on hoolitseda enda vanemate eest. Et see on ringhooldus, see käib. Ja seetõttu näiteks sellised moodsad linnaühiskonnad on täis ka mõnevõrra õnnetumaid inimesi, sest kui sa elad üksinda ja sa oled lahutatud oma perekonnast või sul ei olegi perekonda, siis tegelikult kui see ringhooldus on ära kadunud sealt juurest, mina ei pea kellegi eest hoolitsema ja minu eest ei hoolitse enam keegi, siis see iskunud meie tõelisest olemusest, erineb sellest, milleks Jumal on meid mõeldud olema, koos olema kellegi teisega.
hoolduskohustus on isegi olemas ka piiblis, näiteks õpetussõnad 3.9 ütleb, et austa issandat oma varandusega ja uudse viljaga kõigest oma saagist. Ja sellises ka juudi sellises tarkuse kirjand või rabide õpetuse järgi see hoolitsemine ei ole siis lihtsalt selline, et ma olen, et see tähendab ka reaalselt enda vahendite, enda ressursside kulutamist kõigi enda vanemate peale, kui nad vajavad seda. Ja kui on lapsed, siis laste peale. Sest peame varanduseks, see on ajas muutuv, on meile ajutine asi. Ja see on antud meile selleks, et me saaksime edendada enda elu, enda lähedaste elu ja selles laiemas mõttes siis mingi laiema kogukonna elu. Ja see on Jumala korraldus. Siis mingisugust kättesaamatut ideaalpilti perekonnast. Ehk siis, et mis on see ideaal, mille poole te tõenäoliselt kunagi ei jõua, vaid piibel kirjeldab või räägib sellest, kuidas asjad tegelikult saavad olla. Ja piibel räägib sellest, et see vastastikune ja terviklik hool ja hoolitsemine perekonnas, läbi perekonna peaks olema nähtav, et see saab juba olemas olla. Ja perekond ongi tegelikult selle näide. Kuidas on Jumal mõelnud inimkonna toimima. Meil on erinevad isiksused, erinevad indiviidid, erinevad. Et hool peaks sealt vahelt ära kaduma. Suures skaalal näeme, et kui lihtne on seda hoolt ära võtta, kui me leiame mingisugused müürid, me tekitame mingid müürid. See võib olla keel, see võib olla rahvus, see võib olla usk, see võib olla ajalugu, nahavärv, see võib olla mingi täiesti ebaolulised määratlused. Üks selline väga traagiline näide on Aafrikast riigist nimega Rwanda, kus Belgia, mis oli Belgia koloonia ja belglased tulid välja sellise geniaalse ideega, et seal on üks rahvas ja siis ütles, et ühed, kes on karjakasvatajad, on, ma ei mäleta, on siis hutud ja teised, kes on põlluharid, on tutsid. 2 erinevat rahvast olete, kõigepealt üks rahvast, tegelikult on kogu aeg üks rahvast, räägime ühte keelt, ühesugused lähme välja, aga ühed on karjakasvatajad, teised teate 2 erinevat rahvast, ja hakati vaatama, et ühed on natuke pikemad ka ja kui belglased olid võimud, siis nad võtsid, ma ei mäleta, kumbaid võtsid, siis neile anti siis rohkem teenistus riigi asjades ametnikena ja kui belglased ära läksid, selle koloniaalvõimu lõpetati, siis vahetati ära, anti võim nendele, kes olid ennem allapoole surutud. Ja selle tagajärg oli siis see, et üsna lühikese ajaga umbes siis on teha kunstlikult luua see, et me oleme erinevad ja miks me ei saa koos olla, miks me ei saa läbi olla. Kui perekond on Jumala pilt, Jumal on andnud perekonna selleks, et saaks nähtavaks. Miks ma seda räägin emadepäeval on see, et mõnikord ka emadepäev mulje, et nüüd ongi emad on ja ongi, te olete absoluutselt olulised. Ilma emadeta poleks isasid ja ilma lasteta poleks ei emasid ega isasid. Kuid nähtus, nad ei ole isadest eraldiseisev nähtus, nad ei ole lastest eraldiseisev nähtus. Mis piibel mainib, on see bioloogiline perekond, aga bioloogilise perekonna kõrval on olemas ka vaimulik perekond ja see on kogudus. Kui Jeesuse juurde Markuse evangeeliumis tuleb tema perekond, Jeesuse bioloogiline perekond. Ja Markuse 3. peatükis, salmid 31-35, on siis selline lugu. Siis tulid Jeesuse ema ja vennad ja väljas seistes lasksid nad teda kutsuda.
see on olukord, on mingid inimesed, Jeesus on kuskil ruumis, räägib seal inimestega ja ema, terve delegatsioon tuleb. Ei tule ainult Maarja, vaid Maarja tuleb, tema vennad tulevad, tema õed tulevad, et ühesõnaga üsna suur seltskond inimesi. Ja Jeesus ümber ja kui talle öeldi, vaata su ema ja su vennad ja su õed otsivad sind väljas. Ent Jeesus vastas neile, kes on mu ema ja vennad? Ja silmitsedes neid, kes istusid ringis, ta ütles, ema ja mu vennad, sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend, õde ja ema. Ja nüüd Jeesus täiesti huvitavalt, see, mida ta nüüd kirjeldab, on tegelikult see vaimulik perekond ehk kogudus. On ka kogudus, et vastastikuse hoole ja hoolimise keskkond või koht, kus siis lisaks sellisele materiaalsele toele, et kellelgi on raske, me paneme kokku koguduse korjanduse, toetame või kellelgi pole süüa, me otsustame, olgu me ostame seda nüüd nädala toidukraami ära või kellelgi mingi muu asi on vaja, ma ei tea, teeme talgutööd või kellelgi vaja sauna ehitada ja kui ta ei kutsu appi, siis muidugi ei saa appi minna, aga kutsub, läheme appi sauna ehitama ja nii edasi. Aga lisaks sellele on ka selline vaimulik hool ja hoolitsus. See, et mulle päriselt läheb korda see minuga bioloogiliselt mitte kuidagi seotud inimene. Minuga võib-olla kultuuriliselt mitte kuidagi seotud inimene. Sest me usume samasse Jumalasse, et meil on sama usk. See on see, mida Jeesus ütleb. En näe mu ema ja mu vennad, sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend, õde ja ema. Inimesed, kes tahavad teha Jumala tahtmist. Jeesus ütleb, et need on tema ema, vend ja õde. Väga võimas pilt, väga võimas kujutlus. Kokkuvõtteks, mida siis me saab öelda, et me ei ole siis lihtsalt loodud selliselt iseseisvalt või üksi olevaks, kuigi mulle väga meeldib selline filosoofiline suund nagu eksistentsialism, mis väga tegeleb inimese üksi olemisega, ise olemisega ja kus inimene vaatab seda maailma ja elu ja vaatab selle poole kui suure absurdile otsa ja ta küsib, et miks ma siin olen ja miks see absurd on ja kuidas ma sellega kõik toime tulen. Üksi olevaks. Me võime olla küll, ise peame tegema otsuseid, aga me oleme loodud selleks, et olla kellegi koos. Meid ei ole loodud ka lihtsalt meheks või naiseks, et me oleme ainult mees ja ainult naine. Bioloogilisel ja vaimulikul elul on eesmärk, mis ulatub meist väljapoole. Füüsiliselt meie eesmärk on ellu jääda, on ju. Füüsilise elu eesmärk on olla elus ja luua sellist sobivat keskkonda. Bioloogiliselt meie eesmärgiks on meie geneetilist koodi paljundada, levitada, et see kestaks edasi. See ongi lapsed, on ju. Koodikandjad ehk lapsi siis elus seni kaua, kui nad suudavad ise hakkama saada. Seal tekib muidugi alati küsimus, et kui on teismelistega tegu, et millal see võiks juhtuda, et millal nad võimaliselt ise hakkama saama. Ja siin täna hommikul rääkisime ka, et isegi kui laps on täiskasvanu, siis väga lihtne mõelda, et ta ongi täiesti ise hakkama saab. Või enne. Turvalist keskkonda õpetada. Aga vaimulikus mõttes, vaimulik mõte, mida me kanname, on see, et on kasvada Jumalale lähemale, teha Jumala tahtmist. Olles siis sellises hoolivussidemes kaasustlike ja kaasinimestega. See on see, milleks Jumal on mõeldud meid olema. Ehk siis Jumalalt isadus on kingitus, lapseks olemine on kingitus, aga sellel kõigel on mingisugune mõte ja eesmärk. Mõte eesmärk ulatub meist väljapoole. On suurem kui lapsed ei ole
ma võin küll mõelda, et laps on minu eneseteostus, kuid laps ei ole minu eneseteostus lihtsalt. Ma olin valmis suure pildi või loon heliteose või ehitan maja või oskan pidada hästi läbirääkimise ja mis iganes see eneseteostus võib olla. Ala tahte väljaelamine. Te olete elanud välja seda Jumala tahet. Ja see, et kes me siin isad oleme, täna ongi kõik mehed isad siin, on see asi puudutab samamoodi. On hea. Lõpetame tänase jutluse. Aamen.